mis te arvate, kui palju ikkagi see magistrikraad ikkagi reaalselt mõjutab tööle saamise võimalusi, et kui sul on näiteks väga head kogemused, oskused, anded, et kas ei ole mitte see, et mida üks tööandja siis ikkagi otsib? Tööd teeb inimene. Ja inimesel on paber olemas, siis see ei tähenda seda, et ta veel tööd teha oskab, eks. Või meil on inimene oskab tööd teha, aga ta ei pruugi paberit olla. Parim kombinatsioon on see, et sul on paber ja oskab tööd ka teha veel, eks. Ja siis ettevõttel on kindlasti vaja niisugust inimest, kes siis oskab mõelda, oskab suhelda. Ja kraad näitab seda, et inimene on ülikoolis pidanud vasta selle 2 või 1 aastat ja selle ajal on ta suutnud siis mõelda ja tõestada, et oskab mõtelda, eks, ja oskab areneda. Et ma arvan, selles mõttes see väärtus ongi seal paberis. Et nagu ikka rohkem ikka inimese poole vaadata, mis ta oskab teha, eks. Ma juba võtan siit järje üle, kuna läheb otse nagu värbamisliin, eks ole. Ehk et ma olen väga nõus sellega, et kraad ise ei tööta. Ehk et inimene on see, et kas AI siis tuleb ja võtab kellegilt mingisuguse osa tema rollist üle või mitte, AI-l ka ei ole magistrikraadi, eks ole. Aga ma arvan, et mida magistrikraad võib-olla siis sellest numbrite mängust ka võib anda, on see, et jah, ta võib anda selle kõrgema palganumbri, ta võib anda mingisugused paremad võimalused erinevate rollide jaoks. Aga baasis on ikkagi see, et see küpsusaste, mis tuleb sellega kaasa. Ehk et siis tulles töömaastikule sisse, magistrikraad võib-olla näitab seda pühendumust, mida siis inimene on läbi käinud, et mingisuguses valdkonna spetsialistiks liikuda. Aga teisipidi, olles siis nüüd võib-olla veidi vastuoluline tänase õhtu teemale, ma ütlen ka seda, et tegelikkuses täna, kui me vaatame sellist üleüldist trendi töökuulutustes või siis mida tööandjad otsivad, siis seda magistrikraadi või siis ka bakalaureusekraadi, et seda pigem hakkab jääma ikkagi tegelikkuses vähemaks. See ei tähenda seda, et see ei oleks oluline, see kindlasti on, aga töökuulutus või sellistes me tegelikult seda enam võib-olla nii palju ei näe. Magistrikraad on tegelikult minu jaoks eriti väga palju nagu kvaliteedi näitaja. See näitab mingisugusel tasemel sellist enesejuhtimisoskust. Ja kui paljud inimesed lähevad bakalaureusse kraadi tegema peale keskkooli, sest siis sa veel ei ole väga veel otsustada, mida sa täpselt nagu tööga veel teed, võib-olla sa töötad nagu kõrvalt, eks. Siis magister juba eeldab seda, ta tuleb nii hilises eluetapis enamasti, et sul on mingisugune töö niikuinii kõrvale ja sa pead kuidagi nagu majandama oma töö, oma eraelu ja siis oma õpingutega samaaegselt. Ja ta mingil määral näitab just selle sama enesejuhtimis kvaliteedi märki. Ja teine pool selle juures on see, et ülikooli hariduse kontekstis üldse, on see, kui ma esimest korda olin meeskonnajuht, see oli kunagi pangas, siis ma tajusin nagu alles hiljem tagasi vaatavalt nagu seda, et inimesed, kellel oli kõrgharidus, nendega oli koostöö märgatavalt lihtsam. Sest ega kõrgharidus ei tee sinust spetsialisti. Spetsialistiks sa pead tegelikult ise arenema, ise õppima. Aga mida sulle kõrgharidus annab sulle see laia perspektiivi. Et ma ka täiendan ennast praegu magistriprogrammis ja täpselt sellel samal põhjusel, et olukorras, kus ma tunnen, et ma tean kõike, ma tegelikult saan teada, kui vähe ma tean. Ja seda on väga palju mulle nende uusi uksi, uusi suundi avanud minu jaoks just see sama magistriprogramm. Võib-olla ostaks samaga, et kui keskkooli järele õpetad, siis sa tead kõike. Kui sa doktorantuuri järele õpetad, siis sa aru saad nii vähe, et midagi ei tea. Kõige targem inimene maa mure all oled su 19-aastasena. Absoluutselt. Seda küll. Ja kuidas sul nüüd tunne? No ma ütleks, et ärge tulge magistrisse, et ma kindlasti saan mingi kõrge palgaga töö, vaid tulge lihtsalt, kui te tahate, nagu te teate enda sees, et jah, ma tahan ennast arendada, ma tahan õppida, et tulge nendele eesmärkidel. See annab seda juurde pigem. Selge, aga mis te arvate, et millised oskusi siis ikkagi magistriõppe annab, et mida näiteks tööl käies ei saa, et siin oli mainitud, et spetsialisti oskus, et sa tegelikult arened nii-öelda läbi nende projektide läbi töö, et mis on see väärtus, mis juurde võib-olla tuleb, et võib-olla? Ma arvan, et küpsusaste, ehk et see on see, mis sellega nii-öelda kasvab. Kindlasti see sama laiapildi nägemise võimekus, ehk et siis erinevate punktide kokkuviimise oskus, ehk et siis põhjus-tagajärg seosed. Ma arvan, et
et mitte vähem oluline kogu selle asja juures ei ole ka iseenda tundma õppimine, ehk et siis seesama, et mis on minu tugevused, mis on minu nõrkused, ehk et siis oskus mängida ka oma tugevustele ja tunnistada siis ka seda, et kus on mingisugused puudujäägid. Ehk et see kõik kuulub ühe sellise nagu küpse inimese juurde ja võib-olla ka selline kommunikatsiooni ja argumenteerimise oskus, mida ma kahtlustan, et meil täna on ikkagi maailmas suhteliselt vähe, ehk et see tuleb ka selle küpsusoskusega või küpsusastmega kaasa minu arvates. Seda ei oleks saanud paremini öelda, kui Piret ütles. Täiesti nõus. Keegi tahab midagi lisada? Aitäh. Ja väga hästi võtsid kõik kokku. Jah, see suhtlemine on hästi oluline veel, et kui sa tööle lähed, eks üks on see, et sa tead, aga teine sa oskad kolleegiga rääkida. Mida rohkem sa nagu kõrgemal õppetasandil oled, seda rohkem sa rühmatöid teinud, eks. Läbi selle oled sa nagu oma kogemus saanud info vahetamise kohal, info haldamise koha pealt, et sa see on nagu võistlustel vaata, et üksik inimene rattasõidul näiteks on, et üks inimene üksi jõuab küll sõita, eks, aga grupp on alati kiirem 10%, eks. Et sama on nende spetsialistid, sa oled väga hea spetsialist olla, aga kindlasti grupp töötab paremini, kui sa üksinda töötad. Kui sa gruppi sulanduda, siis on ka paremad tulemused sul olemas. Aga mis te arvate, et kus kohas see magistrikraad mängib olulist rolli, et ütleme, et ma olen ise kokku puutunud, et avalikus sektoris teatud IT-projektides, arendusprojektides on kohe nõue sees, et jah, sul peab olema magistrikraad selleks, et sa saaksid mingit positsiooni või rolli seal täita. Aga näiteks, kui me räägime seal kõrgtehnoloogiaga tegelevat ettevõtted, just idufirmad, et kas nemad üleüldse väärtustavad magistrikraadi või ütleme, kus need rõhuasetused nagu või et kuidas te ise arvate, et Kristo, et sul on mõlema kogemus? Mõlemad pidi, kui ma vaatan seda tööd, mida ma nagu täna teen, Digital Nation tegeleb sellise nagu digitransformatsiooni konsulteerimise, ekspertiisi jagamisega rahvusvaheliselt, siis väga paljudes rahvusvahelistes projektides tegelikult otsitakse just siis magistrikraadiga eksperte. Sellepärast, et väga väheseid asju on see, kus sul on mingisugune kvaliteedimärge küljes, mis tuleb kuskilt teisest keskkonnast. Millele sa saad toetuda näiteks, kui ma täna prooviksin kedagi palgata, ma ei tea, Hollandist või pakkume siin nagu Peruust või Aafrikast, eks. Mis on üldse need kvaliteedimärgised, millele ma toetuda saan? Üks on, ma räägin temaga intervjuul läbi, aga intervjuul suudab igaüks, kes oskab hästi suhelda ennast nagu muljetavaldavaks rääkida, eks. Aga mis on see kvaliteedimärgis? Ja akadeemiline haridus, magistrikraad ja eriti teadusmagistrikraad on kindlasti üks nendest. Et väga tihti neid jäävad alati esimesele pinnale ja siis, kui tulevad kandidaadid või ongi nagu projektid, kus need ei ole nagu siis nagu fookuses, siis tekivad need lisaküsimused, siis tuleb natuke rohkem pingutada, et aru saada, kus see nagu sügavus on, et kindlasti minu jaoks on ta alati kvaliteedimärk, see ei tähenda seda, et see on mustvalge, aga see tähendab kindlasti seda, et esimesena tõusevad pinnale need, kellel on olemas kõrgharidus. Järgmine teema on proovitöö. Üks on see, mis ma räägin, ma ütlen, et minu seisuk on see, et paber üksi nagu on, kraad üksi, kindlasti on ta klassifitseerib kuidagi ära mindeks. Ma ütlen, proovitööl läheb ka raskeks, sellepärast, et nüüd tänu AI-le, AI teeb selle proovitöö lihtsuse juba ära. Tuleb uuesti tagasi minna traditsiooniliste neid ainepunkte täis asjade hindamisele, kas diplom on päris. Tuleb teha tehnilisi vestlusi inimesega nagu päriselt. Üks ühele räägid ja seda saab tegelikult ei saa aru, eks. Jah. Nii, keegi veel? See on teema. Aga miks sina ikkagi õpid, et kas sa õpid sellepärast, oled täna magistris, et see nagu inspireerib sind, et sa natukene mainisid ennem või kui palju sa strateegiliselt nüüd ette mõtled ja kas sa mõtled ka sellele, et nüüd magister ja siis on doktorikraad edasi? No ma olen natuke sellele mõelnud, aga pigem et nagu mulle meeldib õppida ja ma tahtsin seda veel jätkata. Ja kuna Eestis on veel tasuta kõrgharidus, siis minu arvates on nagu nii hea võimalus. Et jah, seda kindlasti. Aga nüüd ütleme, et magistriõppes ikkagi me puutume ka sellega kokku, et väga paljud töötavad. Et meie magistrandid töötavad ja suhteliselt raske on nagu kombineerida seda nii-öelda tööd ja õpinguid, et mida me oleme siin mõelnud, on igasugused erinevad õpiaamsud, paindlikud, sessioonipõhised õpped, tööstusmagistratuur, et mis teie mõtted nagu sellel suunal on, et mõni teist on tööandja, värbaja, et kas või kuidas, et kas see võib olla see probleem ka, et paljudel tule magistriõppesse sellepärast mõtlevad, et ma ei saa hakkama, et mul on vaja raha teenida,
pangalaenu maksta, ma kuulsin siin pangalaen, et jah, kuidas või mismoodi me saaksime nagu seda lahendada? Okei, keegi tahab vastata? Ma ütleks, see on siiamaani veel hästi mitte lahendatud probleem. Et üks asi küll, see praegune see magistriprogramm, milles ma nagu olen, on tegelikult üllatavalt hästi majandatav. Et need ained piisavalt ette kommunikeeritud, millal midagi nagu on. Aga samal ajal me teame, et päris elus juhtuvad mingid ootamatad hetked ja mõnikord on teatud asjad nii kinni juurdunud lukus, eks, et sa pead hakkama painutama või siis peadki jätma mingisuguse asja nagu vahele, mis tudengina oli ju, kui sa bakalaureust nagu tegid ja sul elu väga palju veel ei olnud, siis oli märgatavalt lihtsam. See painutasid ühe asja ümber, lükkasid teise asja hilisemaks, et see on magistris ka nende ampsudega märgatavalt raskem. Et seal ma nagu näen küll seda, et kuidagi me oleme sellise tagasivõnke nagu teinud selle COVID-i järgselt, et kui COVID-i ajal väga palju oli sellist nagu kaugõpet ja liinistatud asju ja seda, siis kuidagi oleme tagasi tõmbunud. Et paljud õppijad, kellega ma rääkinud, olen öelnud ka, et nende jaoks see COVID aeg oli nii ebamugav, neile väga meeldivad inimesed on uuesti saalis, eks, või nagu siis klassis. Et me peame kuidagi selle kesktee leidma, et me suudaksime mõlemad paremini nagu toetada, et see paindlikkus säiliks veel rohkem, et saaksid järele vaadata ilma selleta, et sa oleksid sellest nagu karistatud, eks, ja et sellised asjad, ma arvan, on ikkagi veel, millel ei ole veel hõbekuuli, et millega tuleb veel tegutseda. Aga praeguses olukorras ma ütlen, et ma nagu ei näe, et see väga palju peaks nagu veel parem olema, et mõned väiksed asjad, mida saaks kohandada. Võib-olla siia kommentaarini juurde, et see ligipääsetavus võib olla selles mõttes seesama, et kui sul on võimalus teha mingeid asju online'is, siis sa tegelikult võib-olla oled ka rohkem valmis panustama sinna, ehk et sa leiad selle aja. Ja teisipidi võib-olla siis see vaade ehk et siis tööandja poole pealt või siis ka värbaja poole pealt et ma arvan, et ühelgi tööandjal ei ole mitte midagi selle vastu, et tema inimesed ennast täiendavad. Selles mõttes, et on teada-tuntud vana ütelus ehk et siis et kui me õpetame inimesi ja nad lähevad ära, et mis siis saab, aga hoidku jumal selle eest, kui me neid ei õpeta ja nad jäävad. Ehk et ma arvan, et tööandjad on pigem alati ikkagi lahenduse leidmise poolt, ehk et siis, kui nende töötaja ütleb, et kuulge, et ma nüüd tahaks minna seda või teist kraadi endale juurde tegema, ma töötan kas väiksema koormusega mingisuguse perioodi või mul on vaja seda või teist või kolmandat, siis see vastutulelikkus tegelikult pigem tööandjate poole pealt on kindlasti olemas, eriti IKT-sektoris. Ja teisipidi, ma arvan, et me näeme täna ka päris suurt osakaalu, selles mõttes üks asi on magister, aga teine asi on ka see, et väga suur osakaal on tegelikult turul ümberõppijaid ju. Ehk et siis seesama, mida me siin ka algselt nägime nende ümberõppekavade raamistikus ka, ehk et siis kõige olulisem asi kogu selle nii-öelda siis nagu teostamise juures tegelikult on inimese enda motivatsioon. Kas ma tahan ja kas ma olen valmis selle nimel pingutama. Ehk et siis mitte ükski asi ei juhtu niisama ja iga muudatus, iga asi, mis tuleb siis nii-öelda kuskilt läbi suruda, see tähendab ikkagi raskust. Et see võib-olla on ka siis selle magistriõppe eelis, ehk et sa teed midagi, mis nõuab sinust päriselt ka pingutust. Absoluutselt. Minu kogemus on see, et haridus on nagu tarkvara. Et kui sa ei pätsi seda uusi versioone peale tuua, siis ta on ajast vana ja mingisugune Windows 95 on nurgas sul seal, eks. Et tööandja saab sellest aru, mis tähendab seda, et tööandja tihtipeale tekitab sulle võimaluse minna õppima ja edasi arendama ennast, sest nagu sa ütlesid, et ei ole mõttekas hoida inimest, kes ei taha areneda endale juures, eks. Et selles mõttes, ma arvan, see on tööandja kokku leitav, kokku räägitav ja ajada leitavad, eks. Kui sa tööpäeva lõpupoole on ka veel juba, siis on täitsa okeid, et tunnike siia, tunnike sinna, eks. Ja see lisaareng võib olla ka näiteks karjääri arengu üks eeldus tööandja poole pealt, ehk et siis väga mingisuguse spetsiifilise valdkonnas sul ongi vaja mingit sertifikaati. Et ja kuidas sina tunnetad, et kas see sõltub nagu jällegi, et te ise teate, et kuidas teie elu on, kuidas te tööandjad on. Tean lugu, et inimene ütles, et ma lähen magistrisse, et ma töötaks poole ajaga. Ja siis tööandja lõpetas selle suhte, et jah, aga... No neid näited on pigem vähem, ma loodan. Aga jah, meil on väga palju inimesi, kes nagu töötavad poole kohaga, et see on täitsa tehtav. Et siis sa jõuad selle kõrvalt õppida ka.
Selge. Nüüd tehisintellektist siin palju juttu ja ikkagi tihtipeale ajakirjanduses loeme, no nii, nüüd ei ole ei arendajad vaja ja nii edasi, et mis teie seisukohad on, et kas õpime, eelkõige peame siis õpetama siis tulevikus inimesi tehisintellekti juhtima, sellega koos töötama ja nii edasi, et jällegi Taivo. Hea küsimus. Eks see tarkvara on, eks tehisintellekt on tarkvara, eks, et kõik sõltub sisende kvaliteedist, paned garbage in ja garbage out ka, eks, et noh, kui sul on hea sisend on ju, siis see tehisintellekt aitab sind. Aga noh, me kõik teame, et varsti on nii, et hanketingimused pannakse tehisintellekti kokku, siis pakkuja teeb tehisintellekti vastuse sulle ja pärast kontrollid tehisintellektiga. Aga tema ikka minema ise tegema. Et see akadeemias on see juba, et retsensioonid. Nii on, aga. Et see tehisintellekt kindlasti tuleb, on ju, aitab meid ja kindlasti on lihtsamaid tegevusi aitab nagu ka tarkvara arenduse juures nagu lahendada, et mingid kondikavad viskab kokku sulle, eks. Suuremaid lahendusi teha ei oska sulle, eks, aga ta areneb seal, eks, et ma usun, et tal on perspektiivi meie maailmas. Igal juhul. Mina võin siinkohal siis öelda seda, et olles siis värbajate esindaja täna siin, siis värbajad on kuulnud viimased 10 aastat, et tulevad robotid ja võtavad meie töö ära. Tere tulemast meie maailma. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ma arvan, et AI tehisintelligent, ta on siin, et jääda selles mõttes. Ja võib-olla see üks tõetera, mida sealt välja võtta, on see, et kui sa töötad nagu robot, siis sind asendatakse roboti poolt. Ehk et siis ta kindlasti muudab töö olemust või mingisuguseid rolle, ehk et siis mida peab tegema ise, mida saab lasta AI-l tehisintelligentsil lihtsustada. Aga selles mõttes, et ma arvan, et sellest rollist, et ta tuleb ja võtab ära ka junior arendajate töö, me tegelikult täna oleme ikkagi veel kaugel. Ehk et loomulikult tasub temaga sõbraks saada, kindlasti heaks sõbraks. Kui ma vaatan meil endal organisatsiooni sisse, siis meil on sellel aastal lausa eesmärgiks, ehk et meil peavad olema inimestel mingisugused AI-ga seonduvad eesmärgid organisatsiooni sees, ehk et siis individuaalselt. Ja lisaks kõigele muule meie testülesannetel või siis meil tegelikult ei ole testülesand, vaid pigem siis tehnilistel vestlustel võib kasutada AI-d, ehk et siis küsimus on pigem selles, et kuidas sa seda loogikat implementeerid, kuidas sa esitad prompti, kuidas sa mõtled, kuidas ta sind aitab, et kõik need asjad. Ehk et siis pigem leida võimalikke kasutusnurki, mitte karta ja ära joosta selle eest, sest ta ei kao kuskile. Jaa, igati nõus. Mul on väga käed mullas näide sellest, et ma olen ka veendunud selles, et kindlasti AI hakkasin mingisuguseid selliseid töökohti nagu asendama, aga ma tahan lihtsalt näite, et ma tegin ühe arendusprojekti, mida ma sain väga kergesti võrrelda sellega, mida ma tegin kunagi aastaid tagasi, olles arendaja ja hiljem vanem arendaja. Ja ma tegin umbes 4 kuuga lahenduse, mida ma tõenäoliselt kunagi teinud 2 aastat. Et see on see hüpe. Aga et sinna saab nagu minna, et kas nüüd oleks AI selle mulle ära teinud mingisuguse lihtsalt analüütiku tellimuse peale, siis kindlasti mitte. Et see arendaja, arhitekti töö, AI töövahendid hästi kasutada selleks, et tegelikult tuleks produktiivsuse hüpe, mis tõstab kvaliteeti mitte ainult sellepärast, et saite kiiremini valmis, vaid sellepärast, et tegelikult jõudsite õige lahenduseni kiiremini. See on märkimisväärne. Nüüd, kui me vaatame neid statistilisi numbreid, mida siin nagu näidati, et siis tegelikult ongi sihitakse, et tõenäoliselt ohumärk ongi just noorem arendajatel, junior arendajatel sellel robootilisel tööl. Tõenäoliselt risk on seal olemas, aga mis selle riski vastu aitabki tegelikult ju nagu haridus. Et siis, kui te teate seda ökosüsteemi rohkem, mis te oskate ka rakendada AI-d enda töös märgatavalt paremini. Just need samad, kõik need arhitektitööd, kõik meeskonnatööd, et aru saada teiste inimeste nagu rollidest ja vastutustest, ilmselgelt aitab. Ja see on see, kus tegelikult, see on nüüd see koht, kus kui teil on võimalik tegelikult minna magistrisse, kui te tunnete, et te suudate seda endale nagu võimaldada ajaliselt, professionaalselt, siis on rumal jätta see maha. Et siin on lihtsalt, et ma kunagi tulevikus teen. Et praegu on väga hea hetk, sellepärast hästi palju tehakse tööd selle nimel, et kuidas AI-d rakendada, sest ta on meil praegu piisavalt lihtne ja arusaadav. 5 aasta pärast ta ei ole enam nii lihtne arusaadav. Ta muutub oma ette mustaks kastiks ja siis on juba väga teised mudelid nagu mängus, aga praegu on see ideaalne võimalus olla selle sama valdkonna teerajaja.
Nii et ma ütleks nagu küll, kui teil on võimalik võtta vastu magistri väljakutse, siis ärge jätke teil nurka seisma. Jah. See 2 sõna, üks on haritus ja teine on haritus. See ülikool aitab sulle harituse poole ka natuke edasi minna. Just. Jaa, kindlasti. Siin on olnud nagu see probleemi lahenduse oskused või analüütiline, kriitiline mõtlemine, aga mis te arvate, et kas või kui palju nüüd magistrikraad ka loovust arendab, et kas mitte praktiline elu ja kuskil lahedates startupides olemine ei ole see koht, kus loovus areneb või magistriõpe on ka midagi sellist? Mis sina arvad? Kindlasti meil, või vähemalt mul on, et enamus ainetes on mingi rühmatöö ja siis selle raames sa pead rühmaga midagi nagu looma, enamasti mingi esitlus ka, et sa pead seda, sa lõid nagu kaitsma, et miks see nagu väärt midagi on. Nii et jah. Et ei ole ainult selline kuiv, et analüütiliselt mõtlen, et kriitiliselt, kuidas mingit probleemi lahendada, vaid otsin nii-öelda koostöös siis oma meeskonnavõitu tekitega lahendusi. Ja isegi koodi kirjutamine võib kunst olla ja see nõuab loovust, et see ei ole lihtsalt, et tehniliselt peab mõtlema. Jaa, väga ilusti öeldud. Keegi veel kaasa? Jah, selles mõttes minu arust on huvitav, et räägitakse sellest, et minge kastist välja, eks. Ja mõnikord on selles mõttes huvitav, kuidas akadeemilised mingid projektid ja mingid õppeained panevad sind nagu kasti ja see väljakutse on sul sealt ennast välja rebida. Minu jaoks on see hästi-hästi huvitav, et ma üritan kuidagi leida seda oma mugavustsooni uuesti otsides teed siis selle veidra kasti sisse, kuhu õppejõud üritab sind nagu panna. Ja seal tuleb hästi palju loovust küll. Osaliselt muidugi ka see, et sa üritad teha niimoodi, et õppejõud annaks sulle parem hinde. See on ka teatuv loodus. Tuleb ka ülemusele muljet avaldada ja väga elutähtis oskus. Et jah, aga kindlasti. Ka kõige tehnilisematel aladel ma pole nagu näinud seda tunnet, et see on nüüd mingisugune, ma õpin lihtsalt, kuidas mingid robotit teha, nagu. Ei, seda kindlasti mitte. Ma arvan, psühholoogiliselt on see juba niimoodi, et kui sul on mingisugused piirid ees, siis inimhing on natukene ikkagi alati mässa ja ehk et siis kui mul on antud see kast, kuhu ma pean ära mahtuma, siis ma ei taha kuuluda kasti, ma tahan olla laiem kui kast. Ehk et siis see on see, kus kus see loovus või selle loovuse looma saab endast välja lasta. Ja vastuseks siis võib-olla see, et näed, kas selles startupis või organisatsioonis versus ülikoolis. Ehk et siis need inimesed, kes juba tööl käivad, siis me teame, et töö võtab heas või halvas mõttes ta võib su üle võimust võtta, ehk et sul tegelikult sa pead täiesti nagu pühendumusega otsima neid hetki, kus sa ise ennast arendad, kasvatad või õpid, lähed oma konkurendi juurde lihtsalt nagu rääkima, et kuule, et mul on siuke probleem. Kui tihti sa seda teed, on ju. Ehk et siis ülikool tegelikult selles võtmes annab valiku hästi paljudest erinevatest probleemidest, mida on võimalik lahendada. Ja selles mõttes, et eks see loomulikult oleneb ka erinevate tööandjatega koostööst ja kõigest muust, ehk et need oleksid võimalikult ka päris elulised, ehk et ei peaks joonistama lihtsalt mingist paberist kästi ja siis sinna sisse koodi kirjutama, et seda saaks päriselt ka näha, et kuidas ta päris elus siis implementeeritud saab. Ma püüdsin leida olukorda, kus ei ole loovust. Või selle kätte ausalt öeldes. Kui sa koodi kirjutad, siis see on nagu kunstiteostega, nagu raamatu kirjutamine, vaata. See ei ole ju rutiin, eks, või kui sa võtad arhitektuuri välja, siis see on puhas kunst ainult, eks. Kuidas mingi komponent omal koos käivad, kuidas nad vahetavad, mis protokolli asutavad selle vahel. Kus see rutiin siis on? Ja arendaja töö ei ole ka ju ainult koodi kirjutamine. No seda küll, aga ta peab mõtlema vahepeal, on, eks, ja see on ju loov tegevus, eks. Absoluutselt. Ja kui sa lähed tundi lähed ja pead kodutööd tegema, sul ka 10 erinevat varianti, kus sa otsi lahendada, eks, see on puhas mõtteharjutus ju. Kus ta rutiini näete, tahab seda teada? Võib-olla üks asi, mida mul on võimalus praegu nagu välja öelda, on see, et mis on see ootus võib-olla tööandja poole pealt ka, ehk et siis tegelikult vahet ei ole, mis valdkondas te täna õpite, et te tegelikult õpite ka ärist aru saama, ehk et loomulikult te tulete tööle ja siis on konkreetne ärivaldkond ja kõik see muu sinna juurde, aga arusaamine konkreetsest ärivaldkonnast, kus kohas te toimetate, see tegelikult aitab teil ka endal palju paremini tulemust saavutada. Ja nõus. Gregor Hoppe, üks Ameerika-Saksa päritolu arhitekt, räägib sellist asjast nagu lifti arhitektid.
kes teist on insenerid, kes teist kes kirjutab koodi? On siin mõnda kätt, kes tahab kirjutada tulevikus koodi? Teid on vähe. Ma usun, et teist kirjutavad tulevikus palju rohkem inimesed koodi, aga seal on see Gregor Hoppe üks mõte on nagu siis see, et sa tegelikult organisatsioonis üritad leida inimesi, kes suudab käia erinevate kihtide vahel. Ärist kuni siis tegelikult ka nagu riistvarani välja. See tundub alguses võõras, et kuidas sa mõtled, et tegelikult ärijuhtimisega, et oota, mida ma riistvarast nagu teadma pean. Aga inimene, kes tunneb huvi, kuidas tegelikult äri eesmärgid on realiseeritud ka riistvara nagu tasemel, see ei tähenda seda, et te peate nagu teadma, kuidas arvuti täpselt kokku käib. Aga kui te saate aru, kuidas need arvutid, see riistvara tegelikult teenib teie ärihuve, siis teete organisatsioonid märkimisväärselt väärtuslikumad. Ja see on see sama asi, mida ma alguses mainisin, ongi siis see, et ülikooli haridus annab siis selle laia perspektiivi. Ma tean asjadest sellepärast, et ma olen õppinud seda juurde, sest ma pidin seda õppima juurde. Et kas ma oleks spetsialistida sinna jõudnud? Ei, ma oleksin enda kihis olnud. Ma oleksin kirjutanud koodi, saanud oma Jira ülesandeid ja teinud. Ja siis läinud uuesti koju ja saanud seda head palka seal, eks, aga jah, ma tegelikult tahan ju teada läbi organisatsiooni ja ülikool annab mulle võimaluse tegelikult äri eesmärke laiemalt nagu realiseerida. See on see, et kust tuleb raha ja kuhu kaob tuul. Jah. Väga hästi öeldud. Aga kuna meil aeg hakkab nüüd otsa korrale saama, siis ma paluks igaühelt paar märksõna või nendele särasilmsetele potentsiaalsetele tulevastele magistritudengitele, et miks nad peaksid tulema meile? Alustame sinust. Sina oled praegult tudeng, et ütle oma pitch. No ma kordan seda, mis ma ütlesin, et ma ei usu, et on midagi, mis ma ütlen, et mis veenab, et keegi, kes on nagu, et ma ei taha magistrisse, on nagu, et ma just tahan. Aga ma arvan, kui te kahtlete, siis ma soovitan proovida, nagu alati võib pooleli jätta. Muidugi seda ei reklaami, aga jah, et see, et te saate nagu, et teil on võimalus areneda, et te ei pea maksma selle eest. Ja ma tean, et on osad inimesed, kes on nagu, et ma võin hiljem tagasi tulla, te ei tea, kuhu elu teid viib. Te ei tea, kas 10 aasta pärast see haridus on tasuta. Nii et kui on see võimalus ja on soov, siis kindlalt tehke seda. No, mina arvan, et ülikoolis õpetavad praktikud väga paljus, kes teavad ja kellel on mingi elukogemus olemas ja kes oskavad mingi probleeme näha ühest või teist nurgast. Ja läbi selleta siin oma näidete varal midagi selgitab, siis see on nagu kuldaväärt tarkus, ma arvan teistele. Praktiline teadmine pluss teooriline baas kõrval siis on ju, mida saad koos omavahel rakendama hakata ja sellest tekib väärtus või kompetents või kogemus. Et ehk siis meil tegelikult saab seda kõik. Just, et meie oleme see, kes seda annavad. Ma arvan niimoodi. Nii on. Ja mina võib-olla ütlen siis, et oleks rumal jätta kasutamata võimalus oma tuleviku ja heaolu jaoks see võimalus nagu kasutamata, et see oleks rumal. Ehk et kui teil täna on võimalus täpselt nii, nagu juba eelkõnelejad ütlesid, et täna on haridus tasuta. Veel võib-olla ei ole lapsi, võib-olla osadel juba on kodulaen, eks ole, see vajab ikkagi nagu maksmist, tuleb mõelda oma võimaluste peale. Aga täna on see hetk, kus te saate tegelikult vundamenti laduda. Ja kui teil on see võimalus, see aeg, siis võtke see. Sest see aeg enam tagasi ei tule. Ma ütleks seda, et ma ei tea ühtegi ebakompetentset TalTechi magistri teaduskraadiga inimest. See on teatav eelis. Väga hästi öeldud. Ja sellega lõpetame ja aitäh veel kord meie suurepärastele panelistidele ja aitäh kutsumast. Aitäh.